Meie uuringu põhiline eesmärk oli keskenduda sellele, et kui kaugele kuivenduskraavi mõju soo suunas ulatub. Põhiliselt siis kõikide erinevate maastikuökoloogiliste parameetrite kaupa ja kompleksselt, mitte vaadata ainult ühte tegurit kitsalt, vaid uurida nende kompleksset mõju. Selleks me viisime läbi stratifitseeritud või kihilise valimi meetodil uurimisalade valiku Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel eelmise 2 aasta jooksul ja põhilisteks kriteeriumiteks oli siis ruumiline esinduslikkus, erinevad kuivendustüübid, sootüüpidest piirdusime 2 tüübiga, siirdesood ja rabad, et mitte teha olukorda veel keerulisemaks madalsoode näol, kus neid mõjutavaid tegureid on rohkem. Ja et saada kätte ainult kuivenduse mõju, siis me välistasime kõik alad, kus oli kõrvalist sekundaarset mõjutust, näiteks metsaraied, sookarjamaad või mõned muud inimmõjutused. Kokku selle kihilise valimi meetodil saime 20 uurimisala ehk 22 tööpäeva kohta, iga kuu on meil 20 sood, iga päev on keegi kuskil soos ja RMK-ga kõige suurem otsene seos on see, et suurem osa meie uurimisaladest paikneb RMK maadel. Esimesena väike ülevaade uurimisaladest ja ma arvan, et RMK üks suurimaid huvisid võiks olla seotud just selle esimese uurimisalade rühmaga ehk raba läbiv kraav turba sees, enamasti suhteliselt väike, maastikus peaaegu märkamatu, võib-olla te ei leiagi niisama üles, kus see kraav jookseb, aga see ala on siis põhimõtteline looduslik analoog tänapäeval populaarsele soode taastamise hoogtööle. Järgmine, mis ilmselt vanast ajast metsamehi on huvitanud, on raba läbiv sügav metsanduslik kuivenduskraav, mille eesmärk oli metsa kasvu parandamine. Rabade ja siirdesoode puhul on praeguseks küll juba peaaegu kõik vist käega löönud, et ega ta ikka korralik metsamaa ei ole, suurt tulu sellest maast ei saa, aga mõjutajana on ta jätkuvalt olemas ja tänase päeva jooksul iga teine ettekanne vähemalt on rõhutanud selliste kraavide suurt rolli küll ühele, teisele või kolmandale liigile ja seda tüüpi ala on meil samuti esindatud. Siis kolmas suur huvirühm on loomulikult antud alaga seotud, need on turbatootjad ja neile oponeerivana puhas looduskaitse, sest seda tüüpi ala on üks konfliktsemaid. Väga sügav kraav, kuivenduskraav, sageli oma 6-7 meetrit sügav ja kuidas on siis selle mõju. Edasi on juba järgnevad rühmad, kus on üleminek siirdesoolt üle rabarinnaku rabaks ja piirdekraaviga tegemist või piirdekraavi teine analoog, kus on kõdusoo, rabarinnak, raba üleminek ja lõpuks siirdesoode rühm. Paiknevad need alad üle Eesti laiali, et oleks nii maastiku geograafiline esinduslikkus, oleks olemas liivakivi, oleks olemas lubjakivi alus, oleks olemas viirsavid ja saaksime neid üldistusi teha. Kogu eksperimendi ülesehituse kandev idee on meil transektil. Transekt on siis alati nõlva gradiendiga risti nõlva gradiendiga ja kraavi suunas.
kõigepealt mõõdame kraavist veeparameetreid ja siis kraavist raba või soo keskosa suunas üha suureneva mõõtesammuga. Eeldusel, et põhiline muutus toimub kraavi lähedases osas. Kõigepealt esimene punkt paikneb kraavist 5 meetri kaugusel, järgmine 10 meetrit edasi, ehk siis 15 meetrit, edasi samm 25 meetrit, 50 meetrit, 100 meetrit, 250 meetrit ja 250 meetrise sammuga jätkame seni, kuni oleme kindlasti jõudnud kas raba keskpunkti või veendunud selles, et nii kaugel enam mitte mingisugust inimmõju ei ole. Ja nüüd jõuame tegelikult kõige tähtsama slaidini, kui Kristjan Tõnisson juhatas siin üht ettekannet ette, et geograafil on vaja istuda ainult kabinetis, siis geograafina ma nüüd ka tõden, et tegelikult seesama 2 pildikest, värvilist pildikest on mulle geograafina täiesti piisav, kui teised inimesed välitööde käiges lisaandmeid juurde toovad. Ja mida peaks siit nüüd välja lugema? 2 äärmuslikku näidet, kõigepealt Maarjapeakse, kraav jookseb läbi raba, selle kraavi vanus on ligi 150 aastat ja te nägite seda sama kraavi ennem fotol, esimesel fotol, kui ma rääkisin soode taastamisest, vaevu märgatav kraav, täiesti turbasammalt täis kasvanud, kevadel suurvee ajal natukene paljast vett on näha, tiivikuga vee voolukiirust mõõta ei ole võimalik, ta on nii palju turvast täis, aga tegelikult töötab see jätkuvalt ka 150 aasta järel korraliku kuivenduskraavina. Turbasammal on kohev, juhib vett palju paremini kui ümbritsev kiht ja miks ma seda lidari andmetest tehtud voolusuundade kaarti teile näitan, on see, et pöörake tähelepanu, mis värvitoonid domineerivad siinpool kraavi ja mis värvitoonid teisel pool kraavi. Ehk see näitab nõlva kallet kraavi suunas. Täpselt sama umbusi turbatootmisvälja ääres sügavad kraavid ja kogu aeg pikki kraavi sinakas toon. Teine kraav ja jälle vastas kaldal kraavil erinevad värvitoonid, ehk maapind on kraavi suunas kaldu. Ja kraavi suunas kaldu muutub ta lihtsal põhjusel. Vesi juhitakse ära, vee üleslükke jõud veest kergemale orgaanilise ainele muutub väiksemaks ja maapind vajub kokku. Mida lähemale kraavile, seda enam pinnas tiheneb ja iseenesest võimendab efekti. Ja kõige suurem probleem saab see lõpuks ka soode taastamisel olema, sest ei piisa enam sellest, et te panete tammikesed ette, olgu või 50-meetrise sammuga sellele kraavile, te takistate kraavis vee liikumist, te saate vee taseme küll kõrgemale, aga vesi liigub ikka sinna poole kokku, te peate ligi 200 meetri laiuselt tõkestama vett ja seda veel kuidagi kaldpindselt. Ja vaat seda kaldpindset tammi ei ole siiamaani suudetud hästi välja mõelda ja see saab suureks probleemiks. Ja nüüd need samad 2 äärmuslikku näidet, Maarjapeakse maapind rohelise joonega absoluutkõrgustes ja veepind maapinna suhtes. Peaaegu paralleelne, kraav on siis 0, 5 meetrit on siis kraavile lähimpunkt, järgmine 15 meetri kaugusel ja ei ole suurt erinevust. Veepind kopeerib peaaegu maapinda, aga kuivenduse tagajärjel aastasaja jooksul või enam kui aastasaja jooksul kokku vajunud pind on moodustanud kaldpinna ja vesi juhitakse ära. Ekstreemne juht ehk umbusiraba, kus kuivenduskraavi sügavus on kohati kuni 8 meetrit, näete te ülijärsku
kõrguste vahe muutust kraavi läheduses esimese 100 meetri jooksul, kus kõrguste muut turbakihis on kohati üle 3 meetri ja sellise suure kokkuvajumise tagajärjel tekivad veel looduslikult täiendavad mõnes mõttes kraavile analoogsed nähtused ehk pingelõhed, mis tähendab, et lisaks sellele ühele kraavile on meil kaugemal veel tegemist ühe või 2 lõhede süsteemist moodustanud loodusliku treeniva moodustisega. Ja seda näitab ka ilusti hapnikutaseme muutus kauguse suunas. Kõige kõrgem hapnikutase on vahetult kraavi lähedal, 10 meetri kaugusel on juba hapnikutase pindmises veekihis väiksem ja pingelõhe koha peal naabruses on uuesti aereerimisvöönd, kus hapnikutase muutub kõrgeks pinnavees ja seega turba lagunemine on selles kihis intensiivsem, isegi kohati kui terveks jäänud massiivi sees. Nüüd aga natukene kriitikat tavalise klassikalise uurimisparameetrite valiku osas. Portatiivsed teadmed on välitöödel väga levinud ja klassikaliselt määratavad parameetrid on ikka vees hapnik, pH, konduktiivsus ja redokspotentsiaal. Kui me vaatame nüüd enam kui 1,5 aasta jooksul kogutud andmeid, siis me näeme, et rabas kuivenduse mõju iseloomustamiseks hapnik on korralikult indikatiivse väärtusega. Muutus on täiesti olemas. Kui me võtame pH, siis raba puhul kuivendusefekti määramise juures pH indikatiivne väärtus on väga nõrk. Jah, me saame teatavat informatsiooni toitelisusrežiimist, me võime saada sealt natukene infot selle kohta, kui suur on sademete vee osa älveste või laugaste lähedal, aga me ei märka olulist mõju pH-l otseselt kuivenduskraaviga seoses, sest keskkond on nii ühtlaselt happeline, pH on madal ja stabiilne. Sama probleem kipub olema konduktiivsusega. Siirdesoos see veel töötab, madalsoos on päris hea, raba puhul konduktiivsus ei näita suurt midagi enam. Ja redokspotentsiaal on tänuväärne vahend mikrobioloogiliste protsesside kirjeldamiseks, aga mitte eraldiseisva indikaatorina. Ja edasi veel veetaseme juurde jõudes, tihti räägitakse keskmisest veetasemest, aga meie uuring on näidanud, et kuigi keskmine veetase on küllaltki informatiivne parameeter, siis tegelikult palju lihtsam, odavamini kätte tulev parameeter ja veelgi tugevama indikatiivse väärtusega on hoopis minimaalne veetase. Selleks, et minimaalset veetaset määrata, ei ole teil vaja palju vaeva näha. Tavaliselt augusti lõpus käige soos, tehke oma väike vaatluskaevuke, te saate enam-vähem minimaalse veetaseme kätte, aastate lõikes ta loomulikult natukene varieerub, aga selleks, et keskmist veetaset saada, peaksite te aastaringselt sageli käima seda veetaset mõõtmas ja tema informatiivne väärtus on siiski väiksem kui minimaalsel veetasemel. Ja minimaalne veetase ühtlasi peegeldab ka paremini seda, kuidas ja kui intensiivselt on toimunud mineraliseerumine ehk palju on pinnas tihenenud. See, et pinnase tihenemine kraavi ääres on oluline protsess, sellest annab ülevaate mahukaalude muutumine pindmises 1,5 meetri paksuses kihis ja
sügavamal loomulikult seesama protsess veel jätkub raskusjõu tõttu, aga kuni transekti 3. punktini ehk esimese 90 meetri ulatuses võime me üsna selgelt peaaegu kõikjal märgata pinnase tihenemist. Kaugemal muutub asi keerulisemaks. Looduslik varieeruvus läheb väga suureks tulenevalt soo enda struktuurist, kas on tegemist hälveste piirkonnaga, laugastega, peenardega, kas on mätasraba või mis tüüpi rabaga meil on tegemist. Nii et seal läheb asi keerulisemaks. Tuhasus seevastu ei näita eriti palju kuivenduse mõju. Ja kui me vaatame siis seda mineraliseerumist ja tihenemist, me peamegi alati soo puhul maapinna alanemisel rääkima 2 protsessist koos. Esimene pärast kuivendamist kiiresti toimiv protsess on tihenemine. Nii kui veetase hakkab alanema, nii juba 5-6 aastaga on praktiliselt maapinnas suurem osa uuest kaldest tasakaaluseisundist saavutatud. Vesi juhitakse küllaltki kiiresti kraavidesse ära. Ja edasine maapinna alanemine ja muutumine toimub juba lagunemise teel. Ja umbusi rabas on näha, kui võtta nüüd absoluutkõrgustes maapind veetase ja vaadata samasugust kaugust graafikul, siis kraavi kaldal ligi 3 meetrit maapinna alanemist ja ulatub see selgelt kuni 100 meetri kauguseni. Üha kahanevas vormis, aga siiski üsna intensiivselt. Erinevates soodes on lidari andmete põhjal maapinna kõrgusmudelid välja töötatud ja me näeme, et varieeruvus alade ja kuivendustüüpide vahel on olemas, aga alati on maapinna alanemine toimunud vähemalt 100 meetri ulatuses ja ebamäärane ala, kus me ei suuda loodusliku varieeruvuse tõttu enam statistilise usaldusväärsusega alati väita, kas see on maapinna algne kuju või erinevus või see on nüüd tõesti mineraliseerumise ja veepinna alandamisest tekkinud tihenemise tagajärg, on teine 50-60 meetrit lai tsoon ja kokkuvõttes see ebamäärane tsoon ulatub tavaliselt seal kuskil 160-170 meetri kaugusele ja eriti intensiivsete sügavate kraavide puhul kuni 200 meetri kaugusele. Siis toitainete sisaldus on samuti üks asi, mida kraavi kaldalt alati otsitakse. Kas ja kui palju on toitainete sisaldus muutunud? Kui me vaatame nitraatlämmastikku, siis see täiesti kinni kasvanud tüüpnäide Maarjapeakse, jah, me näeme nitraatlämmastiku suurenemist vahetult kraavi kaldal 5 meetri kaugusel, edasi sisulist muutust ei ole. Üldlämmastik ülemises 40 cm paksuses kihis muutub aga selgelt kuni vahemikku 40-90 meetrit, selles vahemikus kaob selle üldlämmastiku sisalduses kuivenduses tekkinud mõju ära. Intensiivse kuivendusega umbusi freesturvavälja naabruses nitraatlämmastiku mõju on täheldatav taas umbes 50 kuni 50 meetrini, 26-51 meetrini vahemikku. Üldlämmastik stabiliseerub 100 meetri kaugusel. Miks me ei näe olulist muutust nitraatlämmastikus, aga me võime näha muutusi kaugemale kuivainesisisalduses või mõne teise aine sisalduse puhul. Põhjus on see, et lämmastik on küllaltki kergelt liikuv, sademete hulk on jäänud samaks, aereeritud vöönd on kuivenduskraavi lähedal suhteliselt paks ja
sademete veega lihtsalt pestakse kergesti lahustuvad ühendid välja ja seetõttu, kuigi mineraliseerumine toimub, siis seda mulla keemilise koostise muutusena me ei tähelda. Ja selleks, et sellist probleemi natukene täpsemalt uurida, selgistada, mis on siis süsihappegaasi või süsiniku bilanss, oleme läbi viinud kasvuhoonegaaside emissiooni uuringud, kus me mõõdame metaani, süsihappegaasi ja dilämmastikoksiidi eritumist. Sellel on väga selge aastaajaline käik süsihappegaasi ja metaani osas, kõrgemad temperatuurid suvekuudel, eriti suve teisel poolel, kui pinnases on ka vesi üles soojenenud, on väga suured vood. Talvel, kevadel ja sügisel jaheda pinnase korral on voog nulli lähedane. Dilämmastikoksiidi puhul ei ole otsest seost alati temperatuuriga, vaid pigem on olulisem fluktueeruv veetase ja sademete režiim. Mida heitlikum on ilm, seda suurem on tõenäosus, et dilämmastikoksiidi emissioon on kõrge. Ja omakorda on kasvuhoonegaaside emissiooni puhul oluline näitaja mulla orgaanilise aine sisaldus süsihappegaasi puhul, lämmastiku ja süsiniku suhe metaani puhul ning keskmise veetasemega on mõningane seos dilämmastikoksiidi puhul, aga nagu eelnevalt mainitud, dilämmastikoksiidi puhul rohkem mängib rolli fluktueeruv veetase. Aga toitainete sisaldus omakorda viib muutusteni taimkattes. Soo taimkatte analüüs suhtelise ohtruse järgi lubab määrata erinevate taimeliikide indikatiivse väärtuse, kui võrd üks või teine kaugustsoon vastavalt taimestikule on kuivendusest mõjutatud. Et see maatrikstabel on tüki pikem, siin on ainult üks väike osakene välja toodud, kus numbrid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tähistavad siis kaugustsooni kraavist ja kui palju siis konkreetset taimeliiki on seal esindatud. Kokkuvõttes võime me öelda taimkatte muutuste järgi, kui me vaatame põhikomponente kogu taimkatte ulatuses, puu- ja põõsarinde osas või alustaimestiku järgi, et siirdesoodes ulatub mõjutsoon kaugemale, täheldatav umbes 300 meetri kauguseni ja rabades pisut vähem ehk ligi 200 meetri kauguseni. Väga head, kergelt määratavad indikaatorid kuivenduse mõju ulatuses on loomulikult puud, puude kõrguskasv, määratud lidari andmestiku põhjal valideeritud koha peal välitööde mõõdetuga ja näeme kraavi lähedal puude kõrguskasv oluliselt suurem kui raba häirimata osas ja puude juurdekasv on selgelt täheldatav enam kui 100 meetri kaugusele, statistilise usaldusväärsuse piirides võib seda sõltuvalt soost täheldada ka veel kuni 150 meetri kaugusel ja pole jälle taas suurt vahet, missugune on kuivendus tüüp, kraavituse tüüp, kui sügav see kraav on, mõju ulatus on küllaltki sarnane. Ja samamoodi väga heaks indikaatoriks on võrakatvus, kui suur on teatud piirkonnas puude tihedus ja seega ka summaarne võrakatvus. Lisaks viisime läbi juurdekasvu analüüsi aegridadega ja selle veel täiendav väärtus on vanade alade puhul, et me saame eristada korduvaid kuivendusi.
Tihtipeale on soode puhul see, et ühte ja sama sood on kuivendatud mitmel erineval ajal või on siis kraave uuesti puhastatud. Aga juurdekasvu erinevused ennem ja pärast kuivendust avalduvad selgelt juurdekasvudes. Siniste rombidega on ennem 1966. aastat 15 aasta jooksul keskmine puu juurdekasv, radiaaljuurdekasv ja ristküllikutega on tähistatud juurdekasv 15 aastat pärast kuivendust. Ja see vahe on enam kui kahekordne kraavi lähedases piirkonnas esimese 50 meetri jooksul. Kaugemal see mõju erinevus ei ole enam nii suur. Ja jõudes veel putukateni, kes on samuti indikatiivse väärtusega, märkame, et kraavi kuivendus mängib olulist rolli selgrootute arvukuses, samuti liigilises rikkuses, mida enam kaugemal lähme, seda väiksemaks läheb liigiline rikkus ja seda väiksemaks muutub arvukus valdaval osal liikidel. Ja lisaks kõigele on soodes ikkagi päris kasulik käia, need alad on veel suhteliselt vähe uuritud, sest ligipääs rabadesse on raske ja selle projekti esimese 2 aasta jooksul on juba mitu Eestile uut liiki määratud. Nii et sellega ma võtaksingi lühidalt kokku, et tegelikult kõige tundlikumate parameetrite ulatuses üksikutel aladel võib täheldada mõjutusi kuni 400 meetri kauguseni kraavist. Tugev mõju kõikide parameetrite ulatuses on täheldatav 100 meetri kaugusel ja enamiku parameetrite puhul kuni 200 meetrini on täheldatav mõningane mõju. Mõju on suurem siirdesoodes ja pisut väiksem rabades.